Not so, uus vlog. Ma ei tea, kas siin on nüüd hea. Päike paistab natuke selja tagant. Mõtlesin lihtsalt, et tulen ütle tere. Tulin just töölt. Jõult koosolekult õigemini. Sain sellise raamatu, huvitava raamatu lugedes ja tegelikult kokkuvõtte sellest, kui kultuuri pealinn oli Tartu. Ja meie üritame Pärnus siis seda 2036 kultuuri pealinna tiitlit nagu Pärnusse tuua. Nii et sellega seoses viin siis kurssi ennast erinevate asjadega. Mis teiste kogemused räägivad? Ma ei teanud, kas siin on kuulda ka. Ma loodan, et on kuulda mind. Ühesõnaga juba müra on. Ma olen siin kesklinnas ja mingi jube ehitus ja asi käib igal pool. Aga jah, praegu on ilm nii ilus ja siuke suvetunne tuleb juba. Oligi tegelikult, käisime Randoga üks reede linnas õhtul. Mõtlesime, et lähme, ma ei tea, hängime ja sööme joome mingi kokteili kuskil ja enne käisime veel tal sõprade juures seda kokteile joomas, kokteili joomas, täitsa kogu saunas. Mina ei käinud, Rando käis saunas ja siis tulime linna ja reede õhtul reaalselt kell oli, ma ei tea, 10:30 ei olnud nagu reede õhtu kohta mitte midagi erilist. Ja läksime maha seal Koidula parki juures, astusime sisse siuke koht on nagu hoov, et pole kunagi käinud. Et läheks vaataks, mis seal on ja tahtsime nagu süüa ja seal öeldi, et oi, ei, mis asja, et köök on kinni ja et ma ei tea. Võib-olla ma lihtsalt nüüd mõtlen, et kui ma seda nüüd avalikult räägin, siis ma peaksin ilmselt kindel olema kellaaegades, aga ma ei tea, mis see kellaajad täpselt oli, aga subjektiivselt või objektiivselt või ükskõik kuidas ei olnud reede õhtu kohta nagu kell palju. Ja siis öeldi, et tegelikult nad üldse panevad kinni juba. Ja oligi linn, oli pime, tühi, rahvast ei liikunud, aga seal hoovis olid hästi toredad teenindajad, kes olid, me võime ikka mingid kokteilid teile teha. Ja siis me olimegi seal. Istusime, jõime 8 kokteili, väga mõnus oli, rääkisime juttu. Aga siis oli see, et tahtsime süüa ka ja siis mõtlesime, et okei, et lähme vaatame Janseni pitsasse. Ja Janseni pitsas oli reaalselt niimoodi, et astusime sisse, siis nad ütlesid, et 10 minutit saab veel tellida. Ja muidugi mega hea oli. Seal on hästi ja üks trühvlipitsa, mis mulle meeldib, Rando võttis mingi kitsejuustupitsa. See oli vist ka päris hea. Ja siis kokteile tellisime, aga ma ei tea, mul ei olnud nagu siukest alkoholi tuju. Tegelikult mul oligi kurb, sest ma tellisin espresso, martini või martini espresso ja see ettekandja ütles, et seda ei tee, aga et ta teeb oma mingi versiooni. Ja tegelikult see oli jumala hea, aga lõpuks see jäi alles ja siis ma pärast mõtlesingi, et näed, et nüüd ta arvas, et mulle ikkagi ei meeldinud. Tegelikult mulle meeldis, aga lihtsalt ma ei tahtnud nagu alkoholi rohkem juua. Et aga jah, selles mõttes, et kuidagi kurb oli nagu, et niimoodi kevadõhtul ei ole nagu kuhugi tegelikult minna, et kõik kohad on nagu suht siuksed vaiksed, aga nüüd hakkab tulema suvi ja elu jälle tagasi, et jah. Ja siis, mis siin vahepeal on olnud? Heegeldasin ühe ööga ühe selle kaisuteki valmis, sellepärast mul tuli meelde 20 minutit enne kella 4 pühapäeva õhtul istusin terrassil. Laupäeva õhtul. Ja meenus, et väike poiss pool aastat tagasi ütles mulle, et ta tahab siukest pehmet kaisutekki sünnipäevaks. Ja ta järgmine päeva siis ma hüppasin autosse, jooksin abakani ja kui sõitsin, jõudsin siia täpselt enne kinnipanemist, ostsin lõnga ja siis õhtul heegeldasin ja siis hommikul ja sain talle valmis selle kaisuteki. Aga nunnu ja kõige nunnu ma hakkasin pärast mõtlema, et ma pärast läksin sinna. Muidugi meil oli teine kingitus ka talle mitte ainsa kaisutükk, aga pärast mõtlesin, et võib-olla ei mäletagi enam, et ta tahtis seda kaisutekki üldse nagu lapsed on. Ma arvan, minu lapsed küll ei mäleta pool aastat hiljem, mis nad küsinud mu käest on. Võib-olla mäletavad ka. Aga igal juhul tal oli nii hea meel ja mul oli nii hea meel, et mul viimasel hetkel meenus, et ma läksin ja käisin ja tegin. Siis on praegu koolivaheaeg ja jumal tänatud, sest ma olen suhteliselt nohune ja siuke
ma nagu mõtlen, et homme ma saan äkki haige natuke olla. Täna mul oli koosolek ja ülehomme on ka oluline tööpäev, et jah, ei saa nagu haige, isegi vahel haigeks jääda, aga vähemasti homme ma loodan, et ma saan haige olla. See tuletabki meelde, et ma pean paar linki saatma ja paar asja tegema, mis ma lubasin. Aga siis käisin Merli külas üle mingi väga pika aja, ma käisin sügisel viimati. Naljakas kuidagi, või nagu tore oli, mingi oma naljad. Laua peale panime paar asja ära, see tundus nii naljakas lihtsalt, et laud nägi välja selline, ma ei tea, nagu ma isegi praegu seda rääkides, see on nagu siuke situatsiooni huumor, no võin näidata, mis laud välja nägi, aga lihtsalt meie arust selline naljaks, et siuke laud välja näeb ja siis oli ka hästi vahva siuke õhtu, aga seda nagu see õhtu minu jaoks näitas, et ma ei tea, ma ei kannata vist, kui ma ütlen nagu kanget alkoholi, siis kanget alkoholi ma ei joo tegelikult juba ammu palju, mingeid aastaid nagu mingid aga isegi veini ja mulli enam ei kannata niimoodi, et mingi pokaal või paar, aga vahel on ikka nii, et tead kuidagi libiseb juba hästi ja läheb ära terve pudel mulli pika õhtu peale ja mul oli nii üldse ei olnud siukest hea tulemist järgmine päev. Ja ma mõtlengi, et selle suve ma võib-olla veedangi mingite siidrite ja selliste asjadega, sest et lihtsalt see alkohol ei ole väärt seda tunnet järgmisel päeval, et see on nagu öeldakse, et hea tuju laenamine nagu intressidega järgmise päeva arvelt ja mul need intressid on päris suureks läinud, et tundub jah, et mulle väga meeldib kuiv vein ja kuiv mull, aga tuleb hakata kogusid jälgima nagu söögiga, portsjoni kontroll. Aga ma ei teagi, ma vist olen kurssi vinteid kõige tegelikult, kui ma päris ma istusin seal koosolekul, mõtlesin, et ma lähen ja ostan pärast endale sushit ja söön sushit. Sushi on minu jaoks siuke ülim nagu unistuste toit, mida ma ei luba endale väga tihti. Peres keegi teine ei söö, nii et kui mõnikord paar korda kuus koju tellime süüa, siis üldiselt nagu sushi ei ole kunagi siukses väga valikus, kuigi meil on tihtipeale see olnud, et näiteks kui me tellime kaubomajakast, ta on küll, ei ole meil kõrval, aga ta on kõige lähem, siis sealt on nagu toomine, Boltis vaata mõlemast, mõnes on toomine, see tasuta et siis tegelikult ei ole vahet, saab nagu mitmest kohast tellida lihtsalt, et võiks nagu siuke süsteem olla, et saad nagu seal äpi sees tellida, et kui mõlemad söögikohad on kaubamajakas, et siis tooks üks kuller, sest me tellisimegi, viimane kord mul tuligi meelde, me tellisimegi 2 kohast eraldi tellimused, aga tegelikult tõi üks kuller lõpuks kohale nagu. Ja mis on, ei ole muidu traagiline, aga ma jätsin nagu mõlema tellimuse pealt jootraha, ja siis ta sai nagu topeltraha, sest mina ei teadnud, üks sama kuller võttis need, et kuidagi nagu, ma ei tea, tundub siuke natukene ligadi-logadi süsteem. Nagu näiteks mõtlesin ka, just arutasin ühe siin ka selle kanali jälgija ka ja isiklikus elus ka tunnen, aga arutasime just seda jagasüsteemi, et kui midagi odavat tahad tellida, siis tegelikult see ostukindlustus ja saatmine läheb nii kalliks, et vahel ei ole nagu ei raatsigi, sest et sa maksad rohkem neid asju, kui see toode sul väärt on. Mis tegelikult tuletuski meelde, et ma tellisin jagast endal 2 seelikut. Üks on siuke tenniseseelik suveks ja teine on siuke pikk teksaseelik tööl käimiseks, kumbki 4 eurot. Aga jagas jah, ma üldiselt lihtsalt ootan seda, kui nad teevad seda soodusega saatmist või mida iganes, et siis nagu tellin. Aga praegu üleüldist on selline lugu, et ma olen tegelikult realiseerimiskeskuses ja ma mõtlesin, et ma ei tea nüüd, et pole tükk aega teinud realiseerimiskeskuse hooli. Nii et läheks natukene surfaks, vaataks, mis siin pakutakse ja äkki saame midagi head.
käidud realiseerimiskeskuses ja pärast seda, kui ma olin realiseerimiskeskuses tegelikult sees isegi, siis tuli mul üks kõne, et ma sain ühe tööasja veel tehtud õhtul, mida ma absoluutselt ei arvestanud, et ma saan tehtud, sest ma olin täiesti kindel, ma pean homme sellepärast nüüd hakkama linna veel minema. Aga ma ei pea ja ma saan homme kodus olla ja puhata. Aga sain selle, ütleme niimoodi, et seal sain korralikult asju sellest samusest. Õpilased on siin. Sellest realiseerimiskeskusest, aga ma arvan, ma näitan teile homme, sest praegu mul on kiireks, sest ma olen koju ja telliti külmutatud pitsat õhtusöögiks. Nii et teen seda ja siis homme näitan teile, mis ma sealt realiseerimiskeskust sain. Tšau! No tšau! Järgmine päev ja nüüd on realiseerimiskeskuse aul. Ma tegelikult tahaks edasi minna siis, kui Rando töölt koju tuleb pesu ostma. Mul on paar asja sellist vaja, mida mul on nagu vaja. Need on igavad asjad, mida ma ei viitsi osta ja mida nagu ma lükkan kogu aeg edasi, sest ma ei viitsi ja ma ei raatsi. Üks asi on aluspesu. Ma reaalselt kannan seda särk nagu rinnahoidjat või nagu, teate, üle pea käib nagu süke. See on mul sellest ajast, kui ma kaalusin mingi 20-25 kilo rohkem. Ilmselgelt ei istu hästi, vaata, aga ta on nii mugav. Ja siis mul on vaja voodipesu, aluslinu ja mingid sükseid asju. Ja ma ei tea, Hemtexist eile tuli see sõnum, et seal on -50% alusninad ja asjad, sest ma tahaks nagu, et need oleks heast materjalist. Aga ma ei tea, samas ma ei taha tegeleda, ma ei viitsi tegeleda selle asjadega. Aga samas väga tore oli eile realiseerimiskeskus käia. Ma selles osas ei ole tükk aega käinud seal ja oli uusi asju. Ma ütlen, see ei ole nagu süke koht, ma ei tea, kui vanasti oli võib-olla süke koht, kus oli nagu, et ma ei tea, oli odav või niimoodi, siis ma ei ütleks, et seal odav oli, aga lihtsalt teistsugused asjad ja nagu põnev oli lihtsalt vaadata vahelduseks. Aga ma ei tea, kuidas ma ei saa teile vist korraga näidata, mul on siin kastides asju, mul on siuke ja siis mul on selline, et natuke ma loodan, et siin midagi katki, seal ei olnud midagi, mis oleks võinud minna, aga väga lahedad müüjad olid jälle, tore oli, ühte tuttavat nägin ka ja siin on mul tegelikult nüüd joogid erinevad ja mul on see asi, et mõnikord nädala sees õhtuti või nädala vahetustel õhtuti müün mingit siidrit või veini ja mul on nagu täielik, ma ei tea, pole üldse sükst alkoholiisu. Ma küll ühe alkoholse toote võtsin, sest et ma lähen sünnipäevale. Mari-Liisil tuleb juubel reedel, see on ülehomme. Võtsin ühe sellise Henkeli. See oli jumala normaalse hinnaga, et nagu sünnipäevale minna nagu ja viisaks kaasa võtta. Aga muidu on niimoodi, et aga õhtuti tahaks nagu juua midagi, ja midagi sükest värsket ja midagi mõnusat ja nüüd tuleb väike spoiler alert. Selle ma muuseas tegin eile lahti õhtul, kui ma koju jõudsin. Siiamaani on. Et mul ei lähe nagu palju neid, aga ma nagu tahaks midagi ja paned hästi palju jääd ja hästi mõnus. Aga üks asi, mida ma tegelikult hästi palju joon, mida ma soovitan ka on see, midagi näitan, mitte kas mul praegu on see piparmündi mullivesi. See on jumala hea. Aga vahel tahaks nagu midagi rohkem maitset. Ja ma ei saa juua suhkruga mingeid limonaade ja näiteks kui ma mõnikord energiajooki joon, mida ma praegu ei ostnud, sest et ma ei osta väga tihti, mul neile vajaduse põhiselt nii-öelda ostan. Ei tulnud meeldegi poes ausalt öeldes ja mul ei tulnud meelde pabersalvreti, kui osta, mida mul on väga vaja, sest mul on nohu. Aga millest ma rääkida tahtsin on see, et selle tõttu ma joon neid suhkruvabasid limonaid. Sellepärast, et mul hakkab muidu hambad valutama, kui ma joon neid suhkruga energiajooke või limonaid. Ma ei tea, mul on tõesti tundlikud need hambad. Aga see suhkruvabade limonaadide valik ei ole nagu väga hea tavalistes poodides. Rimis on tihtipeale seda suhkruvaba Dr. Pepperit
aga Rimisse ma ei sattu väga tihti, see on nii suur pood, ma ei viitsi minna, ma satun seal segadusse ja noh, kui ma lähen, siis ma alati nagu vaatan, et jumala hea, miks ma siin tihedamini ei käi, aga jah, kuidagi nagu ei ole see nagu esimene valik. Ja mõnikord seal ei ole ka ja nendes poodides, kus mina käin, mis on siis Selver ja meie kett, et seal on lihtsalt mingi kokasiirod ja siuksed asjad. Ja tegelikult esimene, mis ma võtsin, oligi see, ma mõtlesin, et tegelikult see ei ole ju seesama, mida ma praegu jõin. Suhkruvaba 7up. Issand, mul tuli praegu meelde, kuidas me vanasti neid purke kogusime. Kindlasti te mäletate, kui tulid Eestisse alles need purkides joogid ja siis kõik kogusid neid purke ja üks 7upi purgi eest, oleks nii mõndagi andnud. Pärast hakkasin mõtlema, et tegelikult see on nagu suhkruvaba Sprite ju. Et suhkruvaba Sprite'i tegelikult on. Siin meie poes isegi ka. Mis on tibu? Okei, emme kohe tuleb. Jaa, vaheaeg on. Lastel kogu aeg igav. Et ühesõnaga võtsin mõned sellist, sest ma tean juba, et mul on kaarnad kallal ja tahavad ka proovida ja siis peamegi need sahvrisse viima. Siis ma võtsin 2 tükki, need ei ole suhkruvabad, aga need mulle lihtsalt meeldivad jääga. On need Schweppesi bitter lemon. Need on ka jumala head näiteks kuskile grillile, kui tahad autoga minna, ei taha, siis ongi need alkoholivabad longerod ja need bitter lemon Schweppsid. Aga kui mõnikord nagu tahaks seda, alkoholiga midagi onja, siis ma võtsin prooviks siuke kokteil. Tundus mõnus, margarita, sprits, agave ja laimiga. Nii et ma arvan, et see on nagu väga mõnus ka kuskile grillile kaasa võtta. Isse mu nina niimoodi jookseb, andke andeks. Või mis andke andeks. Ma ei tea, mis andke andeks. Midagi andeks. Inimestel ikka, ma just pesin pead. Ja ta on mul lihtsalt kuivanud, nagu on kuivanud. Ja siis on ka see, et andke andeks. Aga mis andke andeks? Päris elu. Vahel on nohu. Vahel on juuksed sellised, nagu nad on. Ennast häirib natuke. Nii. Siis, siin on veel üks see vene. Siis oli selline pink lemonade ka ilma suhkruta. Neid ma võtsin 3 tükki. Ja siis, mille üle ma kõige rohkem elevil olen, on suhkruvaba Coca Cherry Float. Ma arvan, et see võib mega hea olla. Selliseks õhtuseks chillimiseks. Nad on muidugi sellest suhtes üsna magusad. Aga teisest küljest on ka jällegi hea see, et õhtuti on mõnikord see energia hakkab otsa saama, siis on see magusa puudus, siis on nagu hea, et nad võtavad nagu magusa, siukse laksu saab ka sealt kätte. Nii, ja tšekk on siin selle pean alles hoidnud. Ma ei tea, kas kedagi huvitavad hinnad. Ma ei mäleta, kas ma olen tavaliselt nagu hindu eraldi öelnud või ei ole. Aga et ma ei hakka vist kõiki neid ette lugema, nii et kui te tahate järgmine kord, et ma ütlen hindu ka, siis andke palun kommentaarides teada, sest et praegu ma ei hakka ükshaaval niimoodi neid väga rääkima, aga kokku läks 82 eurot. Ja see on siis nagu kõik asjad kokku, kuuvarud ette, snäkid ja joogid ja puhastusvahend ja kõik on. Siis teine asi oligi see, ostsin siukse paberikorvi. Sellepärast, et meil ei ole üleval WC-s, kuigi tegelikult ma ostsin ju, mäletan nüüd ma ei olegi jõudnud näidata teile. Millalgi näitan, ma mäletaks siin Seist või Pepkost ühe siukse paberikorvi, mis on kaanega. Et tegelikult mulle meeldib kaanega, et ta nagu kinnine, et sa ei pea nagu vaatama seda prügi, mis sa paned sinna korvi. Aga jah, et ma mõtlen, kuidas või kuhu ma jaotan need. Siis võtsin neid on tegelikult vahel, see on meie ketipoodides ka. Nad ongi nagu sellised suured viilud, nagu küüslauguleivad, täiega lemmikud, neid on jumala hea igasuguste asjadega tippida. Võtsin 2 pakki. Siis võtsin neid ma olen proovinud, aga need on siuksed kergelt pürtsikad ja laimiga siuksed leivakrepsud.
ja prooviks, mida ma ei ole proovinud, on selline laimi ja habanero omad. Mõtlen ka, et kuskile grillidele või chillidele minna, siis on hea niimoodi kaasa võtta. Ja teine oli siis jalapeno bruschetta maitse. Ja need on tunduvad siuksed nagu pisikesed, pisemad sortid. Ja neid ma võtsin, ma ei teagi, mida nagu ei leia, aga minust ma võtsin nagu endast 2 pakki neid kõik ja võib-olla ma võtsingi lihtsalt 2 erinevat, mis on ka jumala okei. Siis võtsin ühe tarretsi, sellepärast et mul oli see, et vaheaeg on siin ja siis on lapsed külas kogu aeg ja siis eile oli siuke asi, et pesamunal olid siin mingid asjad kokku lepitud ja mingite sõpradega ja siis need ei tahtnud ja mõtlesid ümber ja siis ta oli väga kurb siin ja vanemal tüdrukul ehk siis keskmisel on sõbranna külas. Nüüd vist juba, ma ei tea, mingi 3. või 4. päeva, mis on nagu väga hea, sellepärast et mind ei häiri, kui siin on külas teised lapsed, sest siis on minu omal rohkem teha. Aga nad pidid eile minema ära selle sõbranna juurde siis ööbimiseks, aga läksid alles täna. Aga see pikk jutt on sellepärast öelda, et ma ostsin pesamunale selle, kui teised ära lähevad ja üksi on siin, et siis teda rõõmustas need tarretised on jumala mõistlik magustoit, sest et siin ei ole rasva, no süsivesikuid muidugi on, aga ta on ikkagi selline 100 grammi kohta 68 kalorit, see on 150 grammi, et noh, pole nagu kõige hullem. Siis ma võtsin 2 seda Magic valget svammi, mis on ülihead, mul ikka veel pesamunal, kuidas 8, vahel komme joonistada mingite asjade peale, kuhu ei tohiks joonistada, mis on ka üks põhjus, miks ma pean minema voodipesu ostma, sest et ta oli viimati joonistanud tekikoti peale pildikatega, värvima hakanud seda nagu lihtsalt üle. Aga noh, pesin ära maha ei saanud, aga noh, puhas ta on ja ikka kasutan ja kuidagi ei raatsi nagu hakata nüüd teda sellepärast ära viskama või ma ei tea. Siis võtsin 2 pakki kohvifiltreid. Mul oleks vaja nüüd, need olid sellised, kus ei ole seda pakendit, on ju. Mul oleks vaja, tegelikult ma olen näinud sellised hoidjad on. Ja siis mul tuli meelde, et tegelikult huvitav, kes sükst asju veel müüjaks vahepeal oli kogu aeg keraamises, kus nagu salvrätiku hoidjad käisid laua peale. Et äkki midagi sellist, ühesõnaga, et mul oleks vaja lihtsalt, et kappi nagu, et siit paki, kui ma lahti teen, need vajuvad laiali, et kuskile nagu hoiustada neid mõistlikult, sest et nüüd me oleme jälle filterkohvi peal. Sest et ma ütlen, see on see, et meil see taimeriga on see filterkohvimasin. No lihtsalt uskumatu elukvaliteedi tõus. Esiteks ta on mul äratuskella asemel, nagu ma olen rääkinud, kohvi lõhna peale ärkan üles, me paneme kohvi jooksma 6 hakkab, tegelikult on 6:10 valmis ja mul on äratus siuke 6:30, siis tegelikult ma ärkangi enne äratust juba selle peale, et ma tunnen seda kohvi lõhna värsket, see on nagu nii hea. Nii, siis eks need asjad siia kokku paneme tagasi, sest et kui teil tekib jälle see, et kus kohas ta nüüd jälle on, siis ma olen praegu pesamuna toas. Et ma ei ole seda vist varem näidanud, aga siin ma istun ta voodi peal. Ja siit Rando tegi selle seina. Mõtlesime üle värvida, aga kartsin, et jääb nagu siuke, et Vene aja sauna, see pool punn laud, vaata. Aga talle päris meeldib ja mulle päris meeldib, see on 2 seinas ja 2 seina, siis lähevad värvi alla. Nii et päris mõnus. Nii, ja nüüd siis siin kotis veel on. Nii, siin on nüüd kõik asjad koos. Ostsin kiirnuudleid. Meil on need, noh, ma ei tea, kas ma olen kindlasti rääkinud, aga mul aegalt jõuab kohale, et kõik inimesed ei vaata kõiki videosid. Lisaks tere tulemast ju uusi inimesi on liitunud meiega, meie blogitiimiga, et selles suhtes ma nagu mõtlen, et jah, aga noh, ma ei tea, jälle ülipikk jutt selleks, et öelda, et kiirnuudlid on nende üks väga-väga lemmiktoite, aga ma ei taha neile neid väga anda, sest need ei ole nagu mingi tervislik söök, vaata. Aga ma üritan nagu hoida, või noh, tegelikult ma üritasin hoida, et noh, et mõnikord ise ei viitsi süüa teha või niimoodi, või preemiaks nii-öelda, et okei, et ma ei tea, koristama tuba ära, siis ma teen kiirnuudleid, umbes niimoodi on meil nendega. Aga sellega nagu kippus see, et nii kui nad nägid, et mul neid on kuskil, nii nad nagu hakkasid nuiama ja siis lõpuks neid ei olnud, nii et nüüd ma neid koju nagu seisma ei osta. Niimoodi suures koguses, aga 3 tükki praegu ostsin.
et vaatame siis, millal nad saavad neid. Siis tegelikult ma olin jumala kurb sellepärast, et ma olen alati realiseerimiskeskusest ostnud oma seda lemmikut keeksid, et keeksid, kui te teate, mis mitte kunagi ei aegu, elavad tuumasõjaga üle, aga neid ei olnud. See mandli oma on mul täiega lemmik muidu ja teine on mingi apelsiniga ka jumala ja kumbagi ei olnud. Ja siis oli hoopis nagu sellised koogid, nagu koogipõhjad ümmargused. See on jahu, jogurt, sidrun, piim ja munad. Et hästi nagu tegelikult nagu lihtsad need koostis on. Mõtlengi, et huvitav, kuidas ta siis, sest ta säilis, ma vaatasin mingi oktoobri lõpuni. Et huvitav, kuidas see niimoodi võimalik on. No ikka mingeid asju on veel siin, mida ei ole öeldud. Aga ühesõnaga, miks ma selle ostsin, on see, et pesamunal tuleb sünnipäev ja hommikuti sööme kooki alati ja anname kingitused enne kooli. Ja ma mõtlesin, et äkki tahab ise teha koogi hommikuks, sest et ta on siuke koogipõhi, on ju. Et siia saab ükskõik mida, muidugi ma arvan, et ta tahaks sinna umbes nutellat ja mingid siuksed asju, et ma ei tea, kas see sidrunikoogiga läheb väga hästi, aga teine oli, banaani oma oli, aga seal oli väga palju šokolaaditükke sees. Ja teine, ja siis oli vist porgandi oma ka, aga seal oli ka hästi palju šokolaaditükki sees ja ma ei tea miks, aga mul ei olnud eile siukest šokolaaditükkide isu, ma tahtsin nagu siukest puhast põhja. Sest et tegelikult mul mõttes oli oma see mandli oma, mida ei olnud. See on väga sarnane ja sidruni asjad mulle meeldivad ilmselgelt, nagu siit on ka aru saada. Ja siis ma ostsingi ka ühe karbi neid sidruni täidisega küpsiseid. Et iseenesest sahvrisse, aga teisest küljest ma tean, et kohe, kui mul mingi hetk isu tuleb, siis ma lähen ja nad sealt ära söön. Teistel väga ei meeldi, et sidruniküpsid, no Randoga jagan. Siis ma ostsin neid õmbluskarbi küpsiseid, sest et kui te aru saate, siis mulle väga küpsised meeldivad, küpsised ja koogid, et kui mul valida on mingi šokolaadi ja küpsiste vahel, siis ma tavaliselt nagu valin küpsised. Suuaks niimoodi vett jooksma, need on nii head, need tavalised küpsised, igasuguste suhkruga mõned ja mõned niisama ja mega maitsevad. Siis ma ostsin 2 väikest purki maisi, sellepärast ma viimane kord käisime grillimas Rando sõprade juures, siis nad grillisid neid nagu maisi tõlvikuid ka ja lastele väga meeldis, et ma mõtlesin, et ma proovin. Äkki siin ei ole nagu lisatud suhkrut ega mitte midagi, on ju. Et võib-olla siuke asi, mida nad tahavad nagu söögi kõrvale või peale panna. Siis võtsin prügikotti, 200-liitrised, 10 tükki. Ma mitte kunagi ei suuda meenutada, mis suuruses prügikotte mul vaja on. Ja ma ostan alati valed, aga mina ei tea, valed siis kasutad ka ära, on ebamugavaga kasutada. Et vähemalt on parem kui mitte midagi. Kotil läheb põhi alt ära kohe mõned. Siis ostsin 2 hautatud lõhed. Praegu ma avastasin, need on tomatikastmes. Muidu ma tahtsin tavalisi. Nendega ma panen mingit salateid teen, panen saia peale. Ja siis ostsin tuunikalaga. Et tuunikala jälle ühes teises kohas käisime sõprade juures grillimas. Tuunikala vees. Purustatud tükid, see natukene jääb seda vett, on raske välja saada, aga selle salatiga, ühesõnaga käisime grillimas ja siis Rando sõbra naine oli teinud siukest salatit, et muna, tuunikala, majonees ja värske kurk ja jumala hea oli. Ja ma olen nüüd kodus seda teinud lihtsalt endale, aga ma olen pannud ka punast sibulat ja marineeritud kurk ja igast asju mega hea salat nagu grilli kõrvale või üleüldse ka niisama õhtusöögiks, sest et proteiin on sees ja täidab kõhtu väga hästi. Siis võtsin lumekrabi. Mõtlen, et kui ta peaks vaakumis olema, see on paha lugu, sest vaakumist ta küll ei ole. Aga sellised suured tükid, neid mul meeldib lihtsalt majoneesiga süüa. Panengi endal, teen selle tüdrukute õhtusöögi, panen mingi natuke juustu, natuke krabipulka, natuke mingit kurki, asju, tippi, natukene hummust. Võtsin 2 hummust, üks on see vürtsikas ja teine on küüslaug oma. Selle firma omad on absoluutsed lemmikud.
Nad on ülimõnusad, siuksed kreemikad ja see spicy on selles mõttes, ta on nagu mild, et ta ei ole ülemäära siuke vürtsikas, et väga-väga mõnus asi. Mul on igasuguseid chipse ka, millega siin, et ongi näiteks lähed ma kuskile grillima, viitsib hakata poest läbi minema, haaran lihtsalt kaasa. Ja siis on puhastusvahendid. Siin seebi dosaatorile täidise. Siis võtsin ühe seebi lihtsalt koos dosaatoriga, sest et ma ei mäletagi, kas üles või alla vannituppa kuhugi ma mõtlesin, et oleks vaja just. Ilmselt üles siia samasse viin. Ja siis võtsin köögipuhastuseks. Ma ei tea, mis keeles peale, aga ühesõnaga mingi oli minu meelest köögipuhastuse oma see. See on tegelikult vannitoa puhastus. Ma tahtsingi üles vannituppa tahtsingi. Väga hea. Vannitoa puhastuse oma. Ja siis väga glamuurselt jääb meie hauli lõpetama WC puhastaja. Männiga. Männikäbi on see. Ma ütlen, kuna see on WC puhastaja, siis mul kohe esimese hooga vaatasin, et mis pilt see siin on, aga see on männikäbi. Nii et ma loodan, et see on hea ja ma lähengi panen kohe selle potti. Töö juurest kirjutati. Jälle on... Hullumaja on tööga. Homme tuleb ka nii õudne päev, et või nagu siuke mitte positiivne päev, ütleme. Mitte koolitöödega seoses. Aga sest vaheaeg on ju õpilastele, mitte minul. Aga jah, et igal juhul ärme tõmbame meelelu alla, meil on ikkagi super head WC puhastajad. Saame kohe minna WC-d puhastama ja ma loodan, et teil oli rõõmu sellest realiseerimiskeskuse haulist seekord jälle ja loodan, et teil on kõik hästi ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau!